Tere 3. K-klass! Palun ava oma õpik leheküljelt 49. Hakkame rääkima sellest, kuidas hoida oma tervist ja millised asjad on meie tervisele kahjulikud. Terve inimene tunneb ennast füüsiliselt ja vaimselt hästi. Lapse hea vaimne tervis tähendab, et tal on rõõmus meel ning head mõtted. Lapse hea füüsiline tervis tähendab, et ta ei ole haige ja kuskilt ei valuta. Terve laps suudab mängida, õppida, sportida ja palju muudki teha. Õige toitumine, liikumine, puhkus ja puhtus aitavad olla terve. Mõnikord võib juhtuda, et jääd haigeks ning siis tuleb minna arsti juurde. Arsti juures võid käia ka tervena, et kontrollida näiteks kopsude või südame tööd. Kopsude seisundit näitab röntgenipilt. Kopsudega hingame me sisse ja välja. Kopsud suudavad toime tulla suure koguse saastunud õhu ja suitsuga. Aga kui see kogus on liiga suur, siis kopsud haigestuvad. Nüüd uuri neid pilte ja mõtle, kus on õhk kopsudele kahjulik. Kindlasti on nendest piltidest kõige kahjulikum pilt suitsetamisest. Ja nagu sa tead, tubakas, alkohol ja narkootilised ained kahjustavad meie tervist. Eriti kahjulikud on meelemürgid lastele. Räägime sellest teemast edasi töövihiku juures. Palun ava oma töövihik leheküljelt 50 ja 51. Ülesanne 86. Terve laps suudab mängida, õppida, sportida ja veel paljusid asju teha. Värvi antud sõnadest kollaseks need sõnad, mis on seotud vaimse tervisega ning siniseks need sõnad, mis on seotud füüsilise tervisega. Alustame vaimsest tervisest. Selle juurde kuuluvad head mõtted, rõõmus meel, tegutsemistahe, tahe teha midagi, näiteks õppida, kuid mis on seotud füüsilise tervisega, näiteks kõhuvalu, terved hambad, köha ja sirge selg, aga hea enesetunne on seotud mõlemaga. Ülesanne 87. Katse. Seda katset saame vaadata ainult joonise pealt. Selleks võeti süstal, sigaret ja vatt. Süsta abil tõmmati sigaretti. Ja katse tulemus, missuguseks vatt muutus. Selline on vatt enne katset, kuid selline on vatt pärast katset. Sama juhtub inimeste kopsudega. Missuguseks vatt muutus? Tumedaks või pruunikaks. Tubakasuits ei kahjusta ainult inimese kopse, vaid ka teiste ruumis viibivate inimeste tervist. Ülesanne 88. Lapse elus on palju asju, mis tulevad tema tervisele ja arengule kasuks. Samas leidub ka lausa kahjulikke asju, mida laps ei tohi üldse tarvitada. Tõmba igale joonistusele ümber õiget värviring ja põhjenda. Punane lapsele lubamatu, kollane lapsele ei soovitata, roheline lapsele kasulik. Siin on vein, alkoholi lapsed juua ei tohi. Siin on energiajoogid, lastele neid tõesti ei soovitata ja lapsele kasulikud on puuviljad ja marjad. Tee harjutus ise lõpuni. Ülesanne 89. Täida lüngad piltide põhjal. Selle ülesande järgi teeme me kodus ka plakati. Kuula ja kirjuta. Alkohol on ajule kahjulik. Alkoholi tarvitajatel halveneb mälu. Suitsetamine paneb silmad kipitama. Suitsetamine on kopsudele kahjulik. Suitsetajatel on hingamiselundid, nagu tahmaga kaetud. Alkoholi tarvitamisel ja suitsetamisel lööb süda tavapärasest kiiremini. Alkoholi tarvitamisel ja suitsetamisel on häiritud seedeelundite töö. Tekib iiveldus ja inimene oksendab. Sinu tööõpetuse ülesandeks on teha plakat. Vali siit endale üks lahter, kirjuta tekst ja joonista juurde illustratsioon. Tegin sulle näidise. Ülesse paremasse nurka. Kirjuta oma nimi. Siia kirjuta see tekst, mis sa valisid.
mina valisin alkoholi. Alkohol on ajule kahjulik. Alkoholi tarvitajatel halveneb mälu. Ja siia teed illustratsiooni. Ja tee see ilus ja värviline. Mina panen siia pudeli ja keelumärgi. Siis tõstan siia aju ja mõttemulli. Ja mõttemulli sisse. Ununenud mõtte. Ootan teie töid. Head aega!